Maskis laulja 5. hooajal haaravad detektiivi ohjad vanad tuttavad näod Kristjan Jõekalda, Eda-Ine Setti ja koosseisu värsked liikmed Reigo Tamm ning Maris Kõrvits. Viimase abikaasa Henri Kõrvits, rahva seas tuntud kui räppar Genka, oli eelmise hooaja võitja, esinedes publikule läbi saadete elevandina. Kui ta tuli eelmisel aastal koju ja me saime teada, et ta selle Maski saate on ära võitnud, siis kui me seda lille kimpu seal lahti võtsime, siis me leidsime kohe väikse kingituse ja see oli auhind. Auhind oligi see, et mina saan sellel aastal tulla siia laua taha arvama. Okei, tegelikult on nali. Kui ma näosaate võitsin, ma juba hakkasin ootama, et millal see kutse tuleb. Ma aimasin, et see kutse tuleb ja tuligi. Eesti üks armastatumaid telemehi Karl-Erik Taukar, kes on tänavu Maskis laulja saatejuht, on ka ise olnud korüfee Jõekalda ja tema detektiivide tiimi kingades. 3. hooaja kohtunikuna soovitab Taukar just uutele kolleegidele, et lolliks jäämist ei tasu karta. Mida rohkem nimesid vihjete põhjal pakutakse, seda suurem on tõenäosus märki tabada. Mis ma nägin siis Marise puhul ja tegelikult ka nüüd siis Reigo puhul, jällegi oli seda sellist, inglise keeles on see termin confirmation bias, ehk siis, et kui sul alguses mingi mõte tekib, jube raske on sellest lahti lasta. Algajate värk saavad hakkama. Keda aga võime 10 võistlejaga selle kevade suurimas telespektaaklis üldse maskide langemise järel paljastumas näha? Seal on kindlasti sellised inimesed, kelle puhul me ei teagi üldse, et nad oskavad nii hästi laulda. Küllap on seal mõni ikkagi päris laulja ka sees, aga arvamine on sel hooajal keeruline. Ja mitte sellepärast, et me ei teaks neid inimesi, vaid me ei aima ära, et nad just sellise tegelaskuju sees selliseid laule esitavad. Maski saate 5. hooaja avasaates astusid rahva ette Mürakaru, Süda, Diskodiiva ja Jalgpall. Viimased 2 edenesid publiku tahtel teise vooru ning Kukerpillide ja Smilersi lauluviise esitanud Jalgpall pidi ka lõpuks kohtunike otsusel Maski langetama. Jalgpalliks pakuti olevat Ragnar Klavanit, Alvar Tiislerit, Estoni Kohvrit, Rauno Pehkat, Kristo Eliast ning Andres Puusseppa. Kuid tõsiasi oli hoopiski miskit muud. See tundus ikkagi, et see peab olema sportlane, et kõik vihjed olid selle ümber ehitatud, aga ma peaks olema juba targem, et meid alati veetakse ninapidi natukene nende vihjetega, et tuleb natukene kuidagi niimoodi ridade vahelt lugeda rohkem. Mullu EFTA galalt aasta saatejuhi auhinna pälvinud Taavi Libe tunnistab, et oli nooruses lava- ja esinemiskartlik. Kuigi musikaalselt oli tal õpetajate silmis potentsiaali küll. Paraku jäid tal toona lauluvõistlused läbi käimata. Tegelikult see oli ka üks põhjus, miks ma selle kutse vastu võtsin, kui Hääd Kaupo ja Triin kutsusid, et ma kuidagi tahtsin, et nüüd suures eas, kui ma tegelikult väga palju ei karda esinemist, siis võib-olla võiks natukene laulmist ka õppida ja need mõned tunnid Maikeni juures olid tegelikult minu lemmikaeg selle saateprojekti juures. Ma ei taha sõnu, ma ei otsi tõotusi.